Lugupeetud külalised, alustame esimeste digiauhindade auhinnatseremooniaga juba vähem kui 1 minuti pärast. Meie ülekanne algab, mistõttu soovime, et te leiaksite endale koha ja hakkaksite nautima tänast sündmust. Aitäh teile! Well, computer on every desk and in every home. Every desk and in every home. Every desk and in every home. Every desk and in every Computer on every desk and in every home. People are like, well, what's so revolutionary about that? In every home. About that? In every home. That? In every home. In every home. Well, what's so revolutionary about that? Computer on every desk and in every home. In every home. Computer on every. You know, it's wild. We've come so far. This is the new world. Incredible digital revolution. You know, it's wild. We've come so far. Digital revolution. 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 You know, it's wild. We've come so far. Incredible digital revolution. You know, it's wild. We've come so far. Digital revolution, as we enter this next phase, is the biggest change agent in the world. Tere tulemast Eesti esimesele digiauhindade jagamisele siin Telliskivi loomelinnakus Rohelises saalis. On väga hea meel näha, et digiinimesed siin vahepeal ka vanamoodsalt analoogtehnoloogiliselt kokku saavad ja üksteisele ka silmast silma otsa vaatavad. Tees oli Sander Mölder ja ka üks digimaailma alustalasid Bill Gates, kes siis üheskoos oma mõtete ja tõlgendustega vanadest headest digihelidest sellise heliteose kokku panid. Digiminutusena tahaksin teha ka kevadeliku alguse ja öelda, et kui mina 1990. aastal sündisin, oli Eesti digiriigi ülesehitamine juba alanud. Aga nüüd 36 aastat hiljem on meil
palju erinevaid asju. Meil on e-residentsus, meil on e-hääletamine, meil on mobiil-ID, meil on Smart-ID, meil on digilugu, meil on e-maksuamet ja veel muid sadasid teenuseid, sadu teenuseid, millest väga paljud teised riigid vaid senini und võivad näha. Seda enam on meil põhjust esile tõsta neid inimesi, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Eesti digiriigi arengusse. Ja täna tunnustamegi just neid eksperte, visionääre ja ettevõtteid. Digiauhinnad 2026 konkursi kutsus ellu Justiits- ja Digiministeerium ja seda eesmärgiga, et kujundada sellest üks iga-aastane tippsündmus, mis digikogukonda ühendaks ja tugevdaks ka Eesti kui eduka digiriigi kuvandit ja tagaks selle ladusa toimimise. Me jagame täna välja 11 tunnustust, 9 valdkondlikku auhinda ja 2 eriauhinda. Ikka selleks, et märgata just neid rolle ja neid inimesi, kelle igapäevane nähtamatu, aga väga oluline pingutus hoiab ja viib edasi meie ühist digitaalset tulevikku. Aga enne, kui alustame selle auhinnatseremooniaga, palun avasõnadeks lavale Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Aitäh, head kohale tulnud. Nagu juba kuulsite, esimest korda maailma ajaloos. Täna on see hetk, kus me jagame Eesti Vabariigi digiauhindu inimestele. Me tõesti oleme uhked kõikide saavutuste üle ja päris sageli jõuab esiplaanile mingi toode, mingi lahendus ja neid inimesi, kes kogu seda digiriiki koos hoiavad, oleme me ilmselgelt liiga vähe tunnustanud. Isegi nii vähe, et sageli ei teata, kes kõik, kelle kõige panus on selle taga, et meil on selline riik, kus 100% kõikidest teenustest on digitaalsed. Justkui see oleks nagu iseenesest juhtunud, kuskil taevast alla sadanud ja justkui töötaks meie digiriik ilma paberanaloogita seal kõrval, justkui töötaks iseenesest, see ei ole ju niimoodi. See on väga paljude inimeste iga päev tehtav töö, väga paljude inimeste iga päev tehtav töö nii selle nimel, et need digiasjad hästi läheksid, aga ka selle nimel, et mitte keegi Eesti ühiskonnas ei oleks kõrvale või maha jäetud. Need mõlemad asjad on erakordselt olulised. Ja me oleme otsustanud, et nähes, kui palju tuli kandidaate, me oleme otsustanud, et see läheb kindlasti edasi. Ütlen juba ette ära, et järgmine kord on see tunnustus jaanuaris. Me vaatasime, et huvitav, et mai lõpp on nii tühi, et keegi ei jaga mingeid auhindu, et me paneme mai lõppu. Aga siis me saime aru, et see ei ole väga mitmetel põhjustel kõige parem aeg. Nii et järgmine kord jaanuaris, et kõik järgmised kandidaadid saab siis selle võrra varem esitada. Aga kindlasti tahan rõhutada siin neid väärtusi, mida me hindame. Inimese igapäevane töö, mis läheb kõrgemale ja kaugemale sellest, mida võib-olla esmapilgul oodatakse. Me tunnustame neid inimesi, kes ei ole küsinud ainult mitte seda, et kuidas ja milleks, vaid kes on ka küsinud, et aga miks mitte. Kes on teinud midagi, mida enne kas ei ole tehtud, on teinud midagi teistmoodi, on teinud midagi rohkem, kui on esmapilgul oodatud. Juba Albert Einstein on öelnud, et kõige tähtsam on mitte lõpetada küsimuste esitamist. Uudishimul on oma enese õigustus. Ja võib-olla me ei tunnusta ainult seda miks mitte asja, võib-olla me tunnustame isegi seda, kui keegi on mõelnud, et äkki teeks elu mugavamaks lihtsalt laiskusest. Ei tasu ju unustada seda, et Bulgaaria juurtega Jovo osariigi kolledži professor John Atanassov, kes leiutas esimese elektroonilise digitaalarvuti, on avalikult öelnud, et tema see leiutis sündis puhtast laiskusest.
ta olevat olnud tülpimiseni tüdinenud pikkade matemaatiliste võrrandite käsitsi lahendamisest. Ja no võib-olla tõesti mitte ainult laiskusest ei piisanud, et ta binaarsüsteemini ja esimese töötava digitaalarvuti prototüübi ABC valmimiseni 1939. aastal jõudis. Ilmselt oli ikkagi oma roll ka uudishimul ja küsimuste esitamisel, aga me tegelikult ikkagi väärtustame seda, kui asju tehakse mugavamaks, lihtsamaks ja kergemaks. Nii et tõepoolest, need on need väärtused, mida me tahame, et oleks meie ühiskonnal esil ja et need inimesed, kes neid väärtusi kannavad, oleks meie ühiskonnas esil. Ja veel kord kordan seda, et Eesti digiühiskonna liige ei pea olema ja Eesti digiühiskonna küsimusi me ei lahenda ainult arvutitega. Me lahendame neid ka täiesti analoogselt. Me lahendame neid ka näiteks raamatukogudes. Me lahendame raamatukogudes nende inimeste küsimusi ja muresid, kellel ei ole ühtegi mobiiltelefoni, arvutit, tahvlit, isegi internetiühendust mitte. Kõik Eesti inimesed saavad osa Eesti digiühiskonnast, kui nad lähevad oma lähimasse raamatukokku, rahvaraamatukokku ja raamatukogu töötajad neid seal aitavad. Olgu vajadus digiallkirja andmiseks, olgu vajadus pangaülekande tegemiseks või mõne muu digiteenuse saamiseks, kas või siis Eesti Vabariigilt. Meil ei ole niimoodi, et meil on digiriigi kodanikud ja siis need ülejäänud. Meil on üks Eesti Vabariik, ühed Eesti inimesed ja tänu väga paljudele, kes aitavad digiriigi liikmed, täieväärtuslikud liikmed olla ka neil, kellel kogu seda digitaalset arsenali endal olemas ei ole, tänu nendele meie digiriik ühtsena toimib. Nii et jaa, täna on tõepoolest 11 auhinda, mis me välja anname. Ma siiski ütlen selle siin ka ära, et õige pisikene elevant meil toas on. Välja algselt sai kuulutatud 12 auhinda, 12. auhinda me välja ei anna täna, sellepärast et väga hea digidisain alati ikkagi tähendab ka seda, et andmekaitsereeglid on täies ulatuses täidetud. Ja kuna digidisaini võitja puhul veidi sellist küsimust tekkis, et kas need andmekaitsereeglid on ikka kõige paremini täidetud, siis see auhind jääb täna välja andmata, aga järgmise aasta jaanuaris oleme targemad, kontrollime rohkem ja siis kindlasti juba 12 auhinda tuleb. Nii et soovin meeleolukat üritust. Aitäh! Suur aitäh ministrile. Palun tulge minuga tagasi siia lavale, sellepärast et tegelikult ikkagi väga olulist rolli täna auhindade üleandmisel. Esimesele digiauhindade konkursile laekus kokku üle 80 kandidaadi, kelle seas tegi valiku laiapõhjaline ja sõltumatu žürii. Sinna kuulusid eksperdid avalikust ja erasektorist, Eesti Linnade ja Valdade Liidust, IT-valdkonnast ning ülikoolidest. Kandidaatide hindamisel võeti arvesse nende reaalset mõju Eesti digiühiskonnale, innovaatilisust, kasutajakesksust ja inspireerivat eeskuju teistele. Tänase auhinna taies autor on Anneliis Leht Hüti disainistuudiost. Väga kena auhind, kindlasti jääb seda tänast päeva ja ka enda panust meie digiriiki teid, head laureaadid, väga pikalt veel meenutama. Ja ka väike selline infokillukene, et head laureaadid, kui tulete siia lavale, siis enne kui te lähete tänukõne pidama, siis olge hea, võtke see moment, et pärast kui te olete auhinna kätte saanud, siis poseerige koos auhinna üleandja ja ministriga ka fotograafile. Aga nüüd ilma pikema jututa on aeg esimeseks kategooriaks, milleks on Eesti digihing 2026. Ta on kogukonna tugisammas või õpetaja, kes aitab teistel digimaailmas toime tulla. Ja nominendid on Elva valla info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nõunik Kaivo Kroon, Green Dice'i asutaja ja tegevjuht Argo Alaniit, TalTechi IT-kolledži lektor Andres Käver. Auhinda palume üle andma Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid. Maailma esimesed digiauhinnad.
ja kuidagi loosirattas on nõnda läinud, et ma nagu saaksin ka esimese auhinna, sest ma olen esimese auhinna üleandja ja see võtab peopesad täiesti digistama praegu. Aga Eesti digihing 2026. Kolleegid ja esitajad on tema kohta kirjutanud nõnda. Eesti digihing 2026 auhinna võitja on inimene, kes teeb oma igapäevast tööd erakordse pühendumise, suure kire ja tõelise digihingega. Olles sellega asendamatuks ning kindlaks tugisambaks kogu oma meeskonnale ja kolleegidele. Ta ei piirdu kunagi, vaid talle määratud ülesannete täitmisega, vaid otsib pidevalt võimalusi, kuidas kohalikke teenuseid ja sisemisi tööprotsesse nutikamate lahenduste abil mugavamaks ja tõhusamaks muuta. Tema soojus, abivalmidus ning tehnoloogiline taiplikkus teevad temast tõelise digisaadiku, kes nakatab oma uuendusmeelsusega ka teisi ning tõestab igapäevaselt, et suurepärased digimuutused algavad just inimeste südamest ja pühendumisest. Eesti digiauhind 2026, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nõunik Elva vald, Kaivo Kroon. Ja nagu ma aru saan, on teada antud, et Kaivo asemel võtab üle auhinna tütar Eneri Kroon. Kahjuks teda ennast hetkel kohal ei ole, kuna muud kohustused on mujal. Aga tahaksin tänada tema eest, et on teda meeles hoitud ja selliselt tunnustatud. Viin talle selle kohale. Aitäh! Kaivo Kroon teeb parasjagu arendustegevusi, et meie digiriik ikkagi õitseks veelgi kaunimalt edasi. Läheme järgmise kategooria juurde, mis on aasta tehnoloogia ajakirjanik. See auhind kuulub ajakirjanikule, ükskõik mis väljaandest, kes võtab digiteemadel sõna. Ja nominendid on Äripäeva ajakirjanik Indrek Kald, Geenius ajakirjanik Ronald Liive ja Geenius ajakirjanik Joonas Priit Sibul. Võitja kuulutab välja Eesti Meediaettevõtete Liidu juhatuse liige Väino Koorberg. Hea publik! Iga kord, kui ma õpetan ajakirjanikke, siis ma soovitan neil kirjutada niimoodi, nagu kirjutaksid nad 7. klassi poisile, sest 7. klassi poiss on kõige uudishimulikum. Ja tuletan alati selle juures meelde, et 7. klassis oli minu lemmikraamatuks Henn Käemre laserraamat ja just täpselt sellel ajal ma teadsin, kuidas laser töötab. Täna tulge seda minu käest küsima ja ma jään jänni. Aga jänni ei jää arvatavasti aasta tehnoloogia ajakirjanik. Ja ma usun, et žürii tegi oma tööd tõepoolest südamega, sest et tänavuseks aasta tehnoloogia ajakirjanikuks saab auväärt pika staažiga ajakirjanik. Ja ei saa välistada sugugi, et ma olen mõnegi mobiiltelefoni omal ajal ostnud tema nõuandeid silmas pidades. Juba 30 aastat on ta suure pühendamusega kajastanud kohaliku IT-sektori, äritehnoloogia ja idufirmade tegevust ning aidanud esile tuua valdkonna ärksamaid arvamusliidreid. Ja selle pika karjääri jooksul on ta intervjueerinud ja kajastanud sadu era- ja avaliku sektorit, suurmehi, mõjutajaid ja teadlasi. Ja kui uskuda tema enda mälestusi, siis teiste seas on olnud ka see mees, kes on mulle õpetanud taskuarvuti kasutamist, ajakirja Horisont vaheldusel, Ustu Sagur. Lisaks põhitööle on ta teinud muudki. Veel hiljaaegu käis ta koos IT-ettevõtjatega Ukrainas sealsetele võitlejatele sõidukeid viimas ja sealt on pärit ka tema väga liigutavad kajastused sellel teemal. Täna juhib ta äritehnoloogia uudisveebi ja ta silmad jätkuvalt säravad, kuigi ta võib-olla on juba väljumas valge keskealise mehe kategooriast.
siiski on ta täis indu, et tuua tehnoloogiamaailma olulised uudised just lugejateni. Ja aasta tehnoloogia ajakirjanik 2026 on Indrek Kald Äripäevast. Kõigepealt 2 parandust. Ma esiteks laserit ei oska ilmselt selgitada sulle või publikule ja sellest valge keskealise mehe piirist ei ole ka veel mitte väljumas. Ja tegelikult on see täiesti juhuslik, et ma siin olen või õigustatud siin olema, sest et tõesti, kui ma 30 aastat tagasi Äripäeva tööle läksin, või tookord küll tudengina ajakirjandust õppinuna praktikale, siis esimene päev nägi niimoodi välja, et toimetaja viis mind siis parajasti, see oli jaanipäeval 96 või mõni päev pärast seda, toimetaja viis mind ühe tühja laua juurde uudistoimetuse toas ja ütles, et näed, et siin see inimene läks puhkama kuuks ajaks, et võta esialgu see laud, istu siin. Ja kuivõrd tema kirjutas tehnoloogia teemadel, et äkki sa võtad need enda kanda. No võtsin. Nüüd mõeldes, et mis oleks juhtunud, kui ta oleks pannud mind, ma ei tea, transpordi või põllumajandustoimetaja laua taha. Aga miks ma olen jäänud nii pikaks siia on see võib-olla, et see, nagu te ise väga hästi teate, see sektor on muudkui arenenud, kasvanud, üha mõjukamaks muutunud, et mul on nii palju olnud kirjutada ja raadiosaateid teha ja konverentse korraldada ja nii edasi. Ja mitmed inimesed, kes aastal 96, kui mina siia tulin, olid sektoris tegevad, on seda jätkuvalt, kas või teie enda asekantsler Tõnu Grünberg, kes oli siis EMT tehnikadirektor, mäletan. Ja kuigi ma olen mitu korda Äripäevast ära läinud, olen ma alati tagasi jõudnud, vahepeal kui ma startupi käivitanud, aga ikkagi nüüd uuesti meedias. Nii et need esimesed 30 aastat on olnud väga põnevad ja sisukad. Ilmselt on järgmised 30 ka. Aitäh! Palju õnne! Kindlasti, mis me ka siit teada saime, ärge siis täna Väino ega Indreku käest laserite kohta küsige. Aga läheme edasi Eesti digisaadik 2026 kategooriaga. See kategooria on mõeldud tunnustamaks Eestit välismaal hästi esindanud inimest, diplomaati, asutust või välismaal tegutsevat ettevõtjat. Ja nominendid on Riigi Infosüsteemi Ameti ekspert Seiko Kuik, Eesti Tokyo saatkonna äri- ja investeeringute nõunik Oliver Ait, Tony Blair Institute for Global Change andmevaldkonna arendusjuht Ott Velsberg. Auhinna annab üle Justiits- ja Digiministeeriumi asekantsler Lauri Luht. Nonii, ma mõtlesin, mida ma ütlen, et enne kui ma siin auväärt žürii oma meie kaalutletud otsuse ette loen. Mina annaks selle inimesele Oscari lausa, ilma naljata, erinevates kategooriates. Suudab teha kõike ja suudab olla nähtav. Ja suudab ka väga selgelt näha nagu seda, et mida teistel on ka vaja. Žürii on sedastanud järgmiselt. Eesti digisaadik 2026 silmapaistev laureaat on teinud midagi erakordset. Ta on viinud Eesti unikaalset digiriigi arengud ja edulood rahvusvaheliselt laia vaatajaskonnani professionaalses sotsiaalmeediakanalis LinkedIn, aga mitte ainult. Aga sellisel viisil, mis päriselt toimib, kõnetab ja mida märgatakse üleilmselt. Tema oskuslik strateegiline ning järjepidevalt aktiivne kommunikatsioon on loonud väärtusliku olukorra, kus tema postitused ja ülevaated on sageli nii kohalikele kui ka välismaistele ekspertidele kõige kiirem, operatiivsem, lihtsam ning vajaliku ning päevakajalise info leidmiseks meie digisaavutuste kohta. Ta esindab digiriiki parimal võimalikul moel, näidates maailmale dünaamilist ja uuendusmeelset Eestit. Tema postitused ei ole lihtsalt kuivad teadaanded, vaid sisukad analüüsid, mis inspireerivad digivaldkonna entusiaste igas maailmas nurgas ning kinnistavad meie mainet digitaalse teerajana. Ja samamoodi on ta väga tugev esineja erinevatel rahvusvahelistel lavadel. Eesti digisaadik 2026 tuleb asutusest Tony Blair Institute for Global Change, andmevaldkonna arendusjuht Ott Velsberg, kallis kolleeg.
Nii, kus ma alustan? Kõigepealt 8 aastat riigis ja millega meeles peetakse? Suunamudija. Et kes ei tea, peres on meil nüüd siis 2 suunamudijat, mu õde ka, ehk siis tundub, et see on tõesti teema, et pean võib-olla karjääri sellise pöörde peale mõtlema. Aga tegelikult, mis ma oskan öelda, et ega see aeg riigis oli äärmiselt huvitav. Mis ma näen, on see, et me peaksime tegelikult rohkem rääkima, mis Eestis toimub. See endale taipamine tuli tegelikult eelmine aasta detsembris, kus ma vaatasin, et me tegelikult ei kommunikeeri piisavalt hästi kõik seda, mida me teeme. Gripiga kodus mõtlesin, okei, aasta eesmärk on vaja seada, hakkame pihta. Tuleb välja, oli tühimik, mida täita. Aga kuna nüüd ma vaatan natukene rohkem globaalsemalt, meil on erinevaid riike, siis keegi peaks selle kohapealse nii-öelda asjade valgustamise võib-olla natukene kas üle võtma või siis infot söötma enam ja asjades niimoodi käsitsi sees. Aga igal juhul aitäh, väga ootamatu ja ülikihvt auhind ka. Aitäh! Meie teeme nüüd auhindamise väikese pausi, väikese muusikalise vahepala ja kuulame ja natukene ka näeme, kuidas digivaldkond on muusikaloomet rikastanud ja ka selles vallas füüsilised piirid kaotanud. Meie järgmised solistid tulevad Hollandist ja Prantsusmaalt ja Sander muidugi dirigeerib kogu seda kõike. Hey, my name is Nelson. Telephone. This is Mar from Amsterdam, and we're gonna rock. Sander, you ready? Let's go. Hold me when it's been a while, taking so deep, begging myself why. Wanting more of us, I try for answers in your arms. All I'm craving for is you. Touch me, I'm in need of your love, healing. I can no longer hide. My skin is burning as I patiently wait to find comfort in your arms. All I'm craving for is you.
Teie ees oli Sander Mölder ja virtuaalartistid, trummar Nelson Pichin Prantsusmaalt ja laulja Mar Omin Hollandist. Nagu võib öelda, et see oleks väga hea näide, et ilma digiarenguta ei oleks selline digikoostöö muusikalises võtmes mitte kuidagi võimalik. Aga me jätkame nüüd auhindamisega, sellepärast et üle on anda veel 7 auhinda ja järgmine kategooria on Eesti digivisionäär 2026, kelle kohta võib öelda, et on ta kõige lennukamate ja põnevamate ideede genereerija Eestis aastal 2026. Ja nominendid on Eesti infotehnoloogia IT-visionäär Linnar Viik, avaliku sektori juhtiv arhitekt Priit Liivak ja terve Eesti disainisüsteemi eestvedaja Siret Tuula. Võitja kuulutab välja justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Ma alustan tegelikult hoopis selle koha pealt, et ma sain praegu aru, et meil on üks auhind puudu. Meil on puudu see auhind nagu umbes nagu äge alustaja või midagi niisugust, mis läheks kooliõpilastele, et vot seda sektorit me praegu ei kata. Me ei kata neid noori, kes on täitsa alguses, aga teevad midagi üliägedat. Et kui te aitate siin publikuga ka välja mõelda, et kuidas see täpselt peaks see nimetus olema ja kuidas me seda täpselt teeme, siis tegelikult seda me tahaks ka tunnustada. Sest praegu mina oma kõnega olen natuke teises otsas, inimesed, kes on jõudnud juba niisuguse kandvuseni, et nad suudavad väga suuri asju visioneerida terve Eesti Vabariigi jaoks. Muidugi ei ole välistatud, et seda suudab teha ka 7. klassi poiss või tüdruk. Aga Eesti digivisionäär 2026 on žürii kirjutanud niimoodi. Ta on Eesti praeguse aja üks silmapaistvamaid, kogenumaid ja mõjukamaid digifilosoofe ning visionääre, keda iseloomustab alati kadestusväärselt selge mõte, sügav tulevikuvaade ning haruldaselt täpne sõnastus. Tema unikaalne võime süvitsi analüüsida ning filosoofiliselt mõtestada kaasaegse digiühiskonna keerulisi arengusuundi on meile kõigile hindamatu väärtusega, aidates hoida fookus sellel, mis on tehnoloogia arengus päriselt oluline ja inimkeskne. Ta ei vaata kunagi ainult homsesse, vaid näeb ette trende ja arenguid aastakümnete taha, julgustades riiki ja ettevõtteid astuma julgeid ning innovaatilisi samme. Tema panus Eesti digitaalse identiteedi ja strateegilise kuvandi kujundamisesse on pikaajaline ja monumentaalne, olles majakaks nii alustavatele idufirmadele kui ka riiklike suursüsteemide loojatele. Eesti digivisionäär 2026 auhinna võitja on Eesti IT-visionäär Linnar Viik. Esiteks mul on tohutult hea meel, et ma olen ametlikult Andmekaitse Inspektsiooni poolt ja regulatsioonide kaudu heaks kiidetud, ma saan aru. Teiseks, see, mida hea justiits- ja digiminister ette luges žürii tekstina, on klassikaline näide sellest, et ka inimesed, eeldused selle inimeste kirjutatud, võivad totaalselt hallutsineerida. Minuga oli sellel tekstil väga vähe pistmist, ma arvan. Visionäär on jube lihtne olla, kui on selline koht nagu Eesti, kus on võimalik päriselt asju ka ära teha. Igasugune idee on tühi ilma teostuseta ja minule on küll elu väga lahke olnud ja helde, sest et need asjad, mida me oleme tiimis välja mõelnud ja mida vahetevahel mina juhuslikult olen pidanud välja ütlema, on sellise kiire tarneahelaga tuleviku märksõnad. Eesti on üks väheseid riike maailmas, minu kogemuse kohaselt, kus on võimalik tõesti kiire tarneahelaga tulevikku luua nii, et tal oleks ka mõju. Aitäh!
tänane järgmine kategooria on Hea häkker 2026 ja see on tunnustus niinimetatud valgele kaabule või küberturbe eksperdile, kes on vastutustundlikult teavitanud olulisest turvanõrkusest ja aidanud seeläbi ära hoida suurema kahju või andmekao. Hea häkkeri nominendid on Fishbite kaasasutaja ja küberturbe ekspert Urmo Keskel, Never Hack Estonia ründeturbe juht Kaspar Jüristo, Riigi Infosüsteemi Ameti küberturbe ekspert Mikk Margus Möll. Auhinna annab üle digivaldkonna ja innovatsiooni projektijuht Prantsuse saatkonnas, Digital and Innovation Affairs Officer at the Embassy of France in Estonia, Mrs. Solange Jouret. Aitäh. Good afternoon, everyone. On behalf of my ambassador, I would like to say you a few words about NeverHack and its presence in Estonia. NeverHack is a French cybersecurity group operating internationally in the field of cyber defense, offensive security, and digital resilience. The integration of the Estonian company Cybers into the NeverHack group in 2024 reflect the growing cooperation between France and Estonia in the field of cybersecurity, as well as Estonia's widely recognized expertise in the field. It is therefore a great pleasure to be here today. The winner contribution to the field of offensive security has in recent years been exceptional, both in Estonia and internationally. As the head of offensive security, he has played a pivotal role in identifying critical and hidden security vulnerabilities in organizations before malicious actors and cyber criminals can exploit them in real-world attacks. Thanks to a systematic, thorough, and remarkably precise analytical approach, numerous high-risk vulnerabilities have been identified, and their timely remediation has helped prevent devastating cyber attacks, serious data breaches, and financial losses running into hundreds of thousands of euros. What truly sets him apart is his ability to think like an attacker while consistently acting to protect society. The Good Hacker 2026 title is awarded to Kaspar Jüristo, Head of Offensive Security at NeverHack Estonia. Tere ja suur aitäh. Ründav turve on väga huvitav valdkond, et sa saad sisse murda süsteemidesse, manipuleerida inimestega ja leida nendes protsessides vigu. Loomulikult seda loaga ja siis veel on võimalik auhind võita selle eest. Et tegelikult on eelkõige see küsimus usalduses. Meie kliendid usaldavad meid, et me mõtleme ja tegutseme nagu päris ründaja. Ja seda selle nimel, et see päris ründajaga nemad ei peaks kokku puutuma. Ja ma arvan, et see auhind peegeldab seda usaldust ja ka minu ägeda tiimi tegutsemist. Et suur aitäh! Heale häkkerile edu edaspidistes heades häkkimistes. On aeg edasi liikuda aasta digiprojekti juurde, mis on kõige enam tähelepanu äratanud mõjusaim ja tähtsaim lahendus, mis sel aastal on loodud või uuenduse saanud. Ja nominendid on Elusündmuste digiteenus, Riigipilv 2.0 ja Terviseportaal. Tunnustuse saaja kulutab välja TalTechi magistriõppekava digiriigi andmed ja tehnoloogia programmijuht Jaanus Riibe. Tere kõigile ka Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Aasta digiprojekt 2026.
Tegemist on Eesti esimese päriselt ja terviklikus ahelas töötava proaktiivse sündmusteenusega, mis muudab kodaniku teekonna ning riigiasutustega suhtlemise märgatavalt sujuvamaks ja kiiremaks. Kui kodanik esitab rahvastikuregistris abiellumise, lahutuse või nime muutmise avalduse, pakub nutikas süsteem talle kohe automaatset võimalust alustada uue dokumendi eeltaotlust PPA iseteeninduskeskkonnas uue nimega, ilma et peaks ootama sündmuse ametlikku jõustumist. Sündmusteenuse suur mõte ja võlu ongi juhtida inimest tema elulise vajaduse põhjal õiges suunas ja hoida sellega kokku kõigi osapoolte aega ning närve. See on lahendus, millest digiriigis on unistatud juba vähemalt 4 aastat. Aasta digiprojekt 2026 auhinna võidab elusündmuste digiteenus. Palun auhinda vastu võtma Anna Tšassan ja Enel Pungas, Siseministeerium. Tere, ega ma selles alguses ennast ära ei tundnud või meie teemat, sest mõtlesin, et eesnimi on elusündmus ja perekonnimi on digiteenus. Aga natuke saime rohkem teha. Tegelikult on tegemist siis rahvastiristiga seotud teenusega ja kui me räägime rahvastiristist üldse, siis me oleme alati, kui teil on vaja kuskile pruuti või katunukest, kutsuge meid. Me tuleme alati kohale, oleme esimesed ja püüame kõik ära teha. Et samamoodi sündmusteenustega, et kui oli sündmusteenuste projekti lõpetame, siis ülejäänud projektid olid teinud ühe tekstiteenuse ja meil oli 3 päris töötavat teenust. Nii et me oleme väga tänulikud, et meiega ära märgiti. Meie järgmine kategooria on aasta arendaja 2026 ja see auhind kuulub arendajale, kelle kood on puhas, jätkusuutlik ja kes mõtleb ka sellele, kes peab seda süsteemi hiljem kasutama ja hooldama. Nominendid on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse arendusjuht Aive Normak, Riigi Infosüsteemi Ameti rakenduse Võlur loojad Stefan Kivistik ja Toomas Lepik, Viimsi vallavalitsuse arendusjuht Sandra Metsis. Auhinna annab üle Tartu Ülikooli infosüsteemide professor Kuldar Taveter. Head inimesed, tervitused Tartu Ülikoolilt. Me teame, et tarkvaraarendusprotsess on väga keeruline, mis hõlmab tavaliselt palju erinevaid inimesi, erinevaid protsesse ja seetõttu mul on väga hea meel, aga mitte ainult seetõttu, aga üks põhjus, et meie tänase auhinna saajad on spetsialistid, kes on arendanud ise nõuetest arhitektuurini ja toimiva rakenduseni infoturbe rakenduse, mida laialt kasutatakse ja millest on väga palju kasu. Ja see infoturbe rakendus muudab inimestele lihtsamaks organisatsioonidele, nii avaliku sektori kui ka erasektori organisatsioonidele lihtsamaks suhteliselt keeruliste infoturbe standardite, nagu AIDS näiteks Eestis ja NIS2 rakendamise, säästes sellega organisatsioonidele aega ja raha. Ja kui me algul rääkisin arendamisest, siis veelgi enam need spetsialistid, kes auhinna pälvivad, nad teostavad ka väga professionaalset ja tõhusat jätkuarendust, vastates klientide soovidele nädalatega ja vahel lausa päevadega, näidates sellega üles suurt professionaalsust ja head orienteerumist tänapäeva tehnoloogiates ja tänapäeva andmeturbe standardites. Ja selle jutu peale mul on väga hea meel
kuulutada välja aasta arendaja ja aasta arendaja tiitli pälvivad rakenduse Võlur loojad Stefan Kivistik ja Toomas Lepik. Ma olen väga tänulik selle tunnustuse eest. Toomas Lepik täna kahjuks ei saanud osaleda, sest praegusel ajal on ta just võlurit õpetamas inimestele. Ma soovin tänada Toomas Lepikut, et ta on mind juhendanud ja suunanud. Soovin tänada Riigi Infoturbemeetmete osakonda, et nad on võimaldanud selliseid arendusi ja aitäh. On ilmselt paslik öelda, et digivõlurid said nüüd auhinnatud ja meil on aeg teha väikene paus auhindamises, et anda järg üle muusikavõlurile Sandrile ja järgmine pala on midagi sellist, kus ka teie, hea publik, saate selles osaleda, kaasa plaksutada või mis iganes teil ka vähe tuleb, sest et helivõlur Sander paneb teid loo sisse, nagu öeldakse, et kui sa oled loo sisse pandud, siis sealt sind enam välja ei võeta. See on ka üks digiajastu paratamatuseid. Aga teie ees on Sander Mölder ja Kitsi Florentine. Tere ka minu poolt. Me ei ole veel väga tuttavad omavahel, ikkagi esimene date. Aga närvi sees küll ei ole. Kuna te selle tänase ilusa päeva olete võtnud, et oma digistaare auhinnata ja tähistada, ja ma ütleks, et digimaailm on ka päris loominguline, siis mul on väike ettepanek teile. Ma tean, alles kohtusime, juba nõuab midagi. Kas te tõusekite püsti, palun? Nii tublid ja tragid, väga ilus. Teeme hetkeks hääled lahti, kuidas on tunne? Võime ja? Tohib hingata, ma luban. Teeme väikse veel kord nüüd väike natukene julgemalt tohib paluda, et korra raputate ennast natukene, saame natuke keha lahti. Väga ilus, super. Istuge kaua ja viimasena palun käed tööle. Natuke aeglasemalt, natuke kiiret meil ei ole. Püsige
sa ei tee. Ja nüüd teisele poole. Millised staarid? Oh, I love it. Kas me saaksime natukene strobo, natukene liikuvust, natukene... Ja nüüd laseme ennast natukene vabaks, sõbrad. Me oleme siia kokku tulnud. Natukene tasub tantsida ka, I grab one of a kind. I can get what I like every day of my life. Empty your bank is mine. Elevate the divine. I'm all like it a shine. I get you high and heavy. Show you what lies in envy. You'll never reach me. I'm a star. Palun kuhu sa oled valmis? All my life been hitting up. All my life on top. All my life been hitting up. True story, true story. Catch you back on my line. I don't chase, I'm aligned. Live by divine design. Really saw hate, I'm kind. Elevate the divine. I'm all like it, I shine. Oh, I see it. Oh, oh. I get you high and heavy. Show you what lies in heavy. You'll never reach me. I'm a star. Not me. All my life been hitting up. Let's go. My life on top. All my life been hitting up. True story, true story. All my life been hitting up. All my life on time. All my life been hitting up. Niisiis, me juba harjutasime seda. Kas ma saaksin palun teilt ühe? Imeilu. Suur aplaus teile. Suured tänud, et võtsite selle hetke minuga. Ja kui kellelgi on vigastusi, palun ärge minu poole pöörduge. Aitäh teile. Vau, selle energiasüsti pakkus teile Kitty Franzen koos Sander Mölderiga. Selle loo nimi on True Story ehk tõlkes tõene lugu, mis on väga kohane digiteema AI ajastul. Aga meil on veel 4 auhinda üle anda, 2 valdkondlikku auhinda ja 2 eripreemiat. Ja lähemegi järgmise auhinna kategooria juurde, mis on aasta testija 2026. Ja ta on inimene, kes seisab kasutaja eest ja ei lase vigast toodet laivi. Võib öelda, et ta on kasutaja parim sõber arendusmeeskonnas. Ja nominendid on Riigi Infosüsteemi Ameti testimise kompetentsijuht Joosep Taluväli, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ehitusõiguse ja tegevuslubade teenusejuht Tiina Leetsmaa ja Pilvepõnts 2025. Tunnustuse annab üle ASA Quality Services OÜ partner Maili Markvart. Aitäh ka selle väga toreda virgutusvõimlemise eest. Viites me kipume liigagi palju istuma, nii et see läks kohe mitte 10-sse, vaid lausa 100-sse. Aga mul on erakordselt suur rõõm
tunnustada ja teile tutvustada aasta testijat 2026, tõelist kõigi parimat sõpra tarkvaraarendusprojektis, kelle kohta räägitakse, et on andnud erakordse ja märkimisväärse panuse mitme suure riikliku arenduse järjepideva, sügavalt põhjaliku, eeskujuliku, struktureeritud kvaliteedikontrolliga. Teda iseloomustab haruldane tähelepanelikkus, märgata ka kõige väiksemaid detaile, kõige väiksemaid kitsaskohti enne, kui need jõuavad toodangusse ja hammustavad kasutajat ja tekitavad meile ebameeldivusi. Ta on testimises alati põhjalik, ta on struktureeritud, annab arendajatele korrektsed prioriteedid. Kuid lisaks professionaalsusele on ta alati kõigi oma meeskonna liikmete suhtes ääretult toetav, viib muudatusi ellu muidugi inimeste jaoks, aga koos inimestega, hoides meeskonna fookust ja keskendudes alati parimale võimalikule lahendusele. Aasta testja 2026 on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ehitusõiguse ja tegevuslubade teenuse juht Tiina Leetmaa. Suur aitäh selle suure tunnustuse eest, et meiesuguseid väikseid tegijaid on märgatud. Et eriti avaliku sektori teenuste arendamisel on oluline see, et me ei unustaks ära oma päris kasutajaid, nii kliendid meie jaoks, kui ka need, kes seal infosüsteemi kõhus paratamatult veel tegutsevad, peavad ellu jääma. Et ma küll püüan igapäevaselt selle eest seista, et need süsteemid oleks kasutajatele inimsõbralikud. Aitäh! Aeg on käes viimaseks valdkondlikuks auhinnakategooriaks, milleks on aasta tehnoloogiaettevõte 2026. Ja see on ettevõte, mille tooted või teenused on loonud ühiskonnas olulist lisandväärtust, edendanud Eesti digiriigi kuvandit maailmas või paistnud silma julge innovatsiooniga, näiteks tehisaru nutika rakendamisega oma äriprotsessides. Ja nominendid on Levira, Fishbite ja Nortal. Auhinna annab üle Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja ja Riigi Infosüsteemide juht Taavi Ploompuu. Tere kõigile! Digiriigi tugev vundament on loodud tegelikult avaliku sektori ja tehnoloogiaettevõtete koostöös. Ja see on oluline ühtepidi avaliku sektori kohanemisvõime, aga ka tehnoloogiaettevõtete panus sellesse, kuna digivaldkond liigub nii meeletu kiirusega, siis kohanemine peab olema tegelikult mõlemapoolselt väga kõrgel tasemel. Ja mul on hea meel tegelikult, et meil on Eestis palju tugevaid tehnoloogiaettevõtteid, kellega koostööd teha. Ja mul on hea meel tegelikult, et neid tehnoloogiaettevõtteid saame me korra aastas nüüd tunnustada. Aga see ettevõte, sellel ettevõttel on pikaajaline ja usaldusväärne strateegiline partnerlussuhe, kes on osalenud meie digiriigi paljudes kriitilistes suursüsteemide arenduses. Hiljuti viis ettevõtte tarkvaraarenduse uuele tasemele tehisaru süsteemse ja julge rakendamise kaudu, luues uuendusliku AI First Delivery mudeli.
Selle abil viidi edukalt läbi 16 tehisaru projekti 7 eri regioonis üle maailma. Nende teadlik ja mastaapne investeering oma töötajate AI kirjaoskusesse võimaldas luua tavapäraselt 100 tööpäevi nõudvaid keerulisi lahendusi uskumatu kiirusega, tagades seejuures range reguleeritud keskkonna nõutava töökindluse ja tehnilise sügavuse. Ettevõtte suutlikkus ühendada tehnoloogiline tippinnovatsioon, reaalne ühiskondlik mõju ja jõuline rahvusvaheline kasv teeb neist tõelise lipulaeva Eestis. Ja aasta tehnoloogiaettevõte 2026 on Nortal. Kaks sõna siis ka. Mina seda tutvustavat teksti ei kirjutanud. Seda kirjutas kindlasti AI. Aga ma tahaksin tänada selle auhinna eest. Ma arvan, et see on väga suur tunnustus eelkõige Nortali inimestele laiemalt, meie spetsialistidele ja ka meie partneritele, keda me kõnes siis kutsume strateegilisteks partneriteks. Ma arvan, et iga meie klient on meie strateegiline partner, kes sunnib meid olema parem ettevõtte tervikuna nii Eestis kui mujal ja ka vastupidi, olema parem riik. Aitäh teile! Meil on veel jäänud jagada 2 eripreemiat. Esimene neist on eriauhind teenete eest digiriigi arendamisel. Laureaadi kuulutab välja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioonide Liidu tegevjuht Doris Põld. Nagu kuulsite, siis siin hetkel nominente välja ei öeldud. Ja põhjus lihtne. Ekraanid on liiga pisikesed loetaval kujul, kõiki nagu digiriigi arendamisse panustajaid, kes vääriksid seda, ei ole võimalik välja tuua. Ja žürii otsustas siis, et need kirglikud emotsionaalselt laetud arutelud me jätame enda teada. Aga ma usun, et kõik siin ruumis olijad teavad, et see meie digiriigi lugu ei ole sündinud tegelikult ju iseenesest. See on olnud sihiteadlik teekond, mis on kujundatud läbi visiooni, kus on olnud alati julgust katsetada ja mis kõige olulisem, selle taga on inimesed. Inimesed, kes on nõus ja tahtnud vaadata ka tavapärastest piiridest kaugemale. Ja just ühele sellisele inimesele on mul rõõm täna tunnustus üle anda. Žürii on tema kohta öelnud, et ta on üks Eesti digiriigi arhitektuurse tuumloogika ja IT-strateegia järjekindlamaid kujundajaid. Tema panus meie riigi infosüsteemide toimepidavusse, tagamisse, stabiilsusesse ja küpsusesse on olnud hindamatu. Mina ütleks, et ta on mõtestaja, ta on ehitaja, ta on olnud digiriigi muutuste eestvedaja. Ja seda olenemata sellest, kas parasjagu on tema tööandjaks olnud avalik või erasektor. Ta on alati teinud seda südamega, kirglikult ja mis kõige olulisem, ma ütleks brutaalselt ausalt. See tähendab hingega. Et lisaks tipparhitektuurile ja süsteemsele koodi kirjutamisele on ta andnud tegelikult olulise panuse meie digikultuuri mälu hoidmisse, talletades Eesti IT-legendide lugusid ja sellega inspireerides ka järgmisi põlvkondi. Ma usun, et paljud teist juba arvasid ära. See tunnustus läheb ausa, kirgliku, südamega digiriigi arengusse panustamise eest Andres Kütile.
ma ei saa aru, tuleb tunnistada. Et kuidas see kõik, millest just juttu oli, on minuga seotud. Aga ega ei kõigest ei peagi aru saama, et tuleb tunnistada saba otske, põnt vastu põrandat. Ma olen väga tänulik. Ja miks ma olen eriti kuidagi meelitatud või uhke? Ja just nimelt sellepärast, nagu siin enne sai öeldud, et ega meil ei ole mingisugust digiriiki ja siis on Eesti Vabariik. Meil on ikka üks Eesti Vabariik. Ja ühel või teisel viisil seda digiriiki teenides tundub, et mul on õnnestunud teenida Eesti riiki. On olnud au. Aitäh teile! Ega siis ilmaasjata ei öelda, et tagasihoidlikkus ikkagi kaunistab eestlast. Meil on veel välja anda üks eriauhind ja see läheb Eesti digikollektiivile. Ja laureaadi kulutab välja Eesti Rahvusraamatukogu üleriigiliste raamatukogu teenuste projekti koordinaator Kaili Õunapuu-Seidelberg. Eesti on digiriik, aga selleks, et digiriik jõuaks kõigi meie inimesteni, on vaja seal teises otsas neid inimesi, kes aitaks igapäevatöödes ka kõiki neid inimesi, nagu minister ütles, kes võib-olla väga digipädevad ise ei ole või kõiki digiseadmeid ei oma. Seega mul on hea meel anda üle Eesti digikollektiiv 2026 auhind. Teise eriauhinna pälvib väärikalt üks väga pühendunud kollektiiv Lääne-Virumaalt. See asutus on läbi aastate silma paistnud uuendusliku tehnoloogia kasutuse poolest ning kohalike inimeste paremale kaasamisele suunatud tegevustega, olles maapiirkonnas julgeks innovaatiliste lahenduste eestvedajaks. Nad on juurutanud kaasaegseid tarkvaralahendusi, toonud lugejateni kinoklubi ning loonud mugavad võimalused raamatute laenutamiseks elektroonilise raamatukapi kaudu. Kuid tegelikult vast kõige olulisem ja südant soojendavam on nende igapäevane ja sageli võib-olla märkamatuks jääv töö. Kõik selle kollektiivi töötajad aitavad väsimatult kohalikel elanikel digimaailmas toime tulla. Olgu selleks siis tõepoolest kas pangaülekannete tegemine, digiallkirja andmine või riigi ja muude e-teenuste kasutamine. Abivajajad võivad selle naiskonna toetusele alati kindlad olla. Eriauhinna võitja on Kadrina valla raamatukogu kollektiiv. Suur tänu märkamast. Ma olen väga rõõmus ja tänulik selle tunnustuse eest. Ja siinkohal sooviksin tänada ja tervitada meie tublit ja töökat raamatukogu kollektiivi, kes hetkel teevad tööd. Ja sealhulgas ka meie raamatukogu endist pikaaegset direktorit, kes ladus hea vundamendi tänasele. Ja soovin tänada ka teisi meie toetajaid. Raamatukogu on see koht, kuhu inimene pöördub oma murega ja me oleme oma inimeste jaoks olemas. Aitäh! Palju õnne veel kord kõikidele võitjatele ja aitäh ka ministrile. Meil on jäänud veel üks etteaste ja olgu see järgnev laul väikeseks meeletuletuseks, et väga oluline on ikkagi märgata inimesi ja neid õigeid hetki ja väikeseid imesid igapäevaelus, kui seda AI ja tehnoloogia ajastu siginat-saginat on ümberringi hästi palju. Sellepärast, et see on ikkagi edasiminekuks väga oluline, et võtta korraks aeg maha ja olla keskmes, seda isegi ka ju erinevates digiarengutes, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on ju kõige olulisem ikkagi see inimene ise, kes need arengud loob. Teie auks ja rõõmuks, head laureaadid ja armas publik, kõlab nüüd modernne uus versioon laulust Sinu hääl.
Liisi Koikson, palun. Liisi Mölder, Liisi Koikson ja Sander Mölder. Selle väikese viperusega, sest et mina ikkagi elan ju veel analoogmaailmas, pole veel digiteerunud. Sellega on esimesed digiauhinnad Eestis jagatud ja loodame, et sellel üritusel saab olema pikk iga ja rohkelt järelkasvu. Laureaadid, te saate oma auhinnad panna karpidesse, mille leiate sealt fotoseina kõrvalt ja mõistagi saate teha ka fotoseina taustal toredaid pilte tänast päeva meenutamaks. Aga meie õhtu ei ole siin veel kaugeltki mitte läbi, nautige teie head külalised head toitu, vahetage digimõtteid ja tundke rõõmu üksteise analoogseltskonnast. Justiits- ja Digiministeeriumi nimel ma tänan teid kõiki osalemast ja soovin teile mõnusat õhtu jätku. DJ Sander Mölder jääb siin muusikat mängima kuni 7 õhtul, aga enne veel, kui ütlen teile head aega siit lava pealt, palun kõikidel laureaatidel tulla siia lavale, et teha üks ühispilt. Pärast mida saate juba oma auhinnad panna karpidesse. Aga minu poolt aitäh teile ja kena õhtu jätku.
sneeze. If you didn't know recording, red light on the forehead of my. Your body go rest you. My body begin you. Your body go rest you. Your body go